Ahoi, täna 18. detsembril teen oma hooaja 4. meriforelli püügikorra ja vlogi pidamisest üldkokkuvõttes siis 10. kord täna. Täna ma ei ole üksi, vaid olen liitunud Urmo ja Teeduga ehk siis kolmekesi püüame täna kala otsida. Vahepeal oli päris suur ja käre talv siin kõvade miinuskraadidega, et ei teagi, kuidas nüüd see võtule siin nüüd mõjub. Jääb see mul see aasta nüüd ilmselt viimaseks käiguks ja anname viimase võimaluse veel siis kala tabada see aasta. Ehk kolmekesi on lihtsam see ja näeme vähemalt kellelgi kala ära. Teet ja Urmo juba püüavad. Asun ka nüüd vette. Vaatame, mis toob tänane päev. Praegu siin talvehakul on ilm läinud päris pehmeks. Peale seda paari nädalast või palju see külm siin kestis nüüd koos suure lumega Tallinnas vähemalt. Külma tegi igal pool. Nüüdseks juba siin õhutemperatuur mõni kraad sooja. Vesi on juba jäiselt päris jahe. Et äkki on see külm teinud vahepeal selle kala passiivsemaks. Aga kes seda teab? Hetkel siis esimese koha peal mõnda aega ja kuskil 100-meetriste vahedega püüame siin kivide vahel. Ja tuleb selles suhtes täispikk päev, kuigi seda päevavalgust on nüüd minimaalselt, aga varavalges 9 paiku alustasime ja ilmselt siis, kui pimedaks läheb, sinna 3-4 vahele välja. Jõuame täna mõned kohad läbi käia. Landi vahetus, jah? Okei, proovin siit vahepealt siis. Ja ma näen. Kinni. Ma mõtlesin, ma vaatasin, et sa väsitad. Kivi. Tonnine kivi on vist. Jah. Seda võtta ei saa. Te vaatab siia poole nukki ka, seal on nagu rohkem käib tuult peale ja on lainet. Okei. Saad vaiksemast sopist vähe siia tuule pealsemasse serva. Vaatame, kas siin äkki toimub midagi. Lainetust on siin rohkem. Enne oli pigem virvendus peal. Kolmekesi seal poole tunni jooksul mitte kellelgi ei toimu midagi. Siit madalikus kohe siia randi äärde proovima. Mõned visked läbi siit. Enne kui natuke sügavamale edasi ise lähen. Meil on risti. Oota, ma võtan ära. Nii, hakka kerima. Püüdsin Teedu landi kinni või tema minu.
lõpetame esimeses kohas ja sõidame uude püügi kohta. Esimeses kohas 3 meest ja ümmarguselt 3-0. Ma olen päris kõrge veega käinud, siis ma panin ka kuskilt läbi siit. Üks aasta oli siin rada sisse tehtud, praegu see lõpuni läheb. Sealpool on rada sees, aga siin oli ka üks aasta. Teed mäletab, kui ma ükskord kõul käisin lõpus. 2 tükki siin. Seda panin lõpus veel suhted täna ja põlv oli 2-6 juba. Ma panin 2 mõõdukat, see pani millest käpla veel. Seda? 2 korda kõrvalt. Käis väljast, pani kala ära, tuli tagasi. Jälle tuli kõrvale ja sama landi ka enam-vähem, et ikka teedul. Kas täna saab teed 4 kala ja me paneme mõlemad käblaurma või? Kahju, et augi ei jõudnud püüdma see aasta väga palju. Paaril korral. Suht sitt aasta oli ka, ma käisin Saaremaal. Ühekorra mingi lumakaga madis sinna, aga sain sumpsirais. Ja nägin ka ühte väga suurt, aga ei. Peremisest ka Saaremaal, et on 3 korda vähem kala on. Ja minul väga hull ei olnud, kui ma ühe korra käisin tegelikult. 3 kala vist sain seal mõne tunni peal. Üks oli mingi 3,5 raudselt. Üks oli 3,5 raudselt. Jah. Mul on see Asso mingi seeriast üks vist. Ma ei tea, mingi keskklassi tamiil on, mitte midagi väga hirmsat kallist. 5-6 euri oli 150 meetrit. No jämedus on minu meelest kas 0,28 tal. Ei, ma olen rahul sellega. Ma võtan nüüd Urmo koha. Ega siin kui võtab, siis ainult roosa lant. Et ma võtan nüüd sinu koha sisse, et kui siin üldse võtab, siis roosa landiga ainult. Et Pärnu lahele tahaks minna ja me eelmine aasta Teeduga panime jala, mitu kilti me läksime teed sealt. Ja ma mõtlen sealt konkreetselt sealt Pärnu alt. 4. Pärast natuke liikusime juurde, 4 oli täis. Lahe peale välja 4 kilti tagasi, 8 kilti. Ja ma sain, mida ma sain? 3 ahvenat vist. 3-4 tükki vist käis ikka ära. Et jah, kui siin Merika hooaeg hakkab lõppema, siis loodan, et kõvasti külma ja talve. Ja tahan jääpüüki proovida see talv kindlasti mõned korrad. Ja ikkagi mõned ilusad kalad ka jääaugus saada. Pool päeva hakkab läbi saama ja oleme jõudnud 3. püügipaika ja endiselt kõigil siis ümmargused nullid veel seni. Katsume veel paar tundi, mis siin valget aega on jäänud, ära kasutada. Ja vaatame, kas jääbki selliseks vaikseks igavaks nullipäevaks jälle või näeb keegi meist täna veel kala.
oli Teeduga vist, millal, ma ei tea, ka üks sügis, see oli päris varasügis. Oktoobri algus äkki, kui me käisime ühe korra sellel Ameerika võistlustel. Siis tal siit kivi tagant hakkas üks päris kobe kala. Mõned sekundis oli ja läks minema kohe. Tõmbas juba Teedul ka aadreka käima, see oli ikka ma arvan paarikilone, ta ise arvas ka. Ei tea jah, seda Ameerika püüki. Käid pikad päevad vahest, mitte midagi. Näed mingit venda jälle. Ma ei tea. Ja, et mulle 4, 5 ja 6, ma ei tea, nad läksid minema, 2 tükki sain kätte, aga kurat, ei olnud eriti hea päev ka täna. Vaba ikka. Jah, või tõesti jah, et peale tund aega peale tööd. Et kui need nüüd need püügipäevad kokku tundides lugeda, et mitu kuradi ööpäeva ma nüüd kodunt ära olnud. No sellepärast meeldibki teed, see augipüük. Peagi kala saama, aga vaata, kui pikalt käid ja nullitad, see tüütab ka ära. Siis lähed jälle läänerannikule. No siis ma ei tea, see kala ootus ja lootused on nagu suuremad. Otsas või? Oli või? Aga kurat äkki mine... Oi. Sealt ei lähe järgi ka. Selle koha peal, siin oli jah, see oli kas 3 aastat tagasi. Mööda põhja sõitis. Sain võttu nende kivide juurest ja jätsin ritva kohale, sain aru, et kivi kohe vaata võdistas, aeglaselt voogled. Ja siis mööda põhja panin. Ma arvan, mingi 10-15 sekundit kestis, siis oligi kõik. Tuli lant ära. Ja ühe väikse, kus see teed praegu ukerdab sealt ühe väikse. See teed näeb seal kala. Püüad kala või? Tirgutab. Saad teile postituse teha, et kelle oma? Jah. Kus leidsin? Ongi või? Ei ole. Ma ei mäleta, kas ma siin olen landist ilma jään. Kui kallis lant on, siis on minu oma. Teet sai saagi, püüdis välja ühe landi kellegi omasid. Kuule, davai! Sellise saagi sai siis Teet kätte, kes tunneb oma landi ära, kus tal see põhja jäi, jääb siia kivi peale, võib järgi tulla. Jätkame püüki 4. püügikohas. Urmo läks tänaseks minema, tegi pooliku päeva ja Teeduga võitleme siis päeva lõpuni. Jõudsime idakaldalt lääne kaldale ja jätkame siis siin. Tugev loodetuul käib siin peale ja laine on päris korralik. Teet juba seal kaugel vehib. Eks ette võib juba aimata. Aga kunagi ei tea, et äkki see pauk ikkagi ära käib. Lootused on siiski praegu suht nulli lähedased. Aga vähemalt oleme siis käinud erinevaid kohti ja proovinud erinevaid olusid. Ja kodus diivanil seda ikka teada ei saaks, kas täna oleks kala saanud või mitte.
selgub ikkagi reaalselt püügipäeva lõpus. Ikka suhteliselt ekstreemne siin. Aga meriforell on nii jõuline kala ja tegelikult talle peaks meeldima sellises laines ja vahus olla. Iseküsimus on muidugi praeguses aastaajas, et kas ta hoiab veel sellisesse vette või pigem juba rahulikuma. Ühesõnaga see ilm möllas sellele nii kõvasti, et ma ei kuulnud iseennast ka, mida ma seal kaamerasse rääkisin, aga selleks hetkeks oli vähemasti mul küll mott juba täiesti maas ja lootused kustunud ning plaanisin video kokkuvõtte teha, aga jah, kuna midagi kuulda ei olnud, siis ma teen selle praegu eraldi. Võib siis öelda, et sisuliselt 3 mehe peale püüki hommiku kella 9-st õhtu kella 3-ni välja ja mitte üks ainsamatki kalavõttu, mitte kellelgi. Ometi, nagu videost võib ka näha, sai püütud väga erinevates ilmastikuoludes 4 püügikoha peale siis. Küll ristituult, vastutuult, pärituult. Ja laineolud olid ka väga erinevad, et oli päris tormist merd, üsna vaikset vett ja ka mõõdukamat lainet. Aga kuskilt seda Ameerikat siiski võtma ei saanud. Kuigi selline pikk nullipäev võib päeva lõpuks moti päris maha võtta, siis lõppkokkuvõttes terve looduses veedetud päev annab ikkagi õhtuks hea enesetunde. Et miks mitte siis see looduses käimine ühendada mõne tegevusega, näiteks kalapüük ja kala saamine jääb ikkagi väga suureks boonuseks, nagu näha, eriti meriforelli puhul. Jäi siis selle minu aasta viimaseks kalapüügiks ja vaadata nüüd edasi ilmaprognoose, siis ma arvan, et kohtume juba uuel aastal jääpüügis kuskil. Seniks aga head vana aasta lõppu ja loodame juba uut kalarikast uut aastat.